Tere! Mina olen Kellu ja mina olen täna juba mõned pakid lahti teinud. Ja nimelt ma proovisin siin äsja ahjus küpsetatud kartulikrõpse, mis on niisugune soolatud krõpsud, need on hästi laheda, lihtsa maitsega. Ja kõigepealt sa näed sellest kokkuvõtet ja siis juba pikemalt niisugust väikest arutelu. Head vaatamist! Täna on sellised krõpsud proovida ja ma pean iseenda ja ma arvan, et teie rõõmustamiseks ka ütlema, et siin ei ole meeletult kahjulikke aineid nagu krõpsus muidu on sees naatriumvesinik, glutamaat näiteks, mida lastele tegelikult ei soovitada süüa. Seda vähemalt siin pakendis kodulehel kuskil ma ei leidnud. Nii et sellepärast ma seda niimoodi õhinaga siin võin soovitadagi. Siin on külje peal on kirjas, et 50% vähem rasvaga. Niisugune vahva. Aga lihtsa maitsega, lihtne soolane. No hind ei ole kõige odavam, 1,79 selle paki kohta. Aga muidu, kui sa vahelduseks midagi natuke rohkem mõistlikumat krõpsu tahad, siis väga lihtsa maitsega, mõnus natukene tugevam krõpsuke on siin, nii et võib proovida küll. Aga kuna pakend on lahti, siit on natuke söödud, siis ma räägin teile kohe, millised krõpsud need on. Nimelt oli vabariigi aastapäev ja siis ma tegin ühe video, valisin sinna mõned tooted, mida võiks võtta kaasa, kui sa lähed külla või kui sa tahad kodus midagi kiiresti teha ja mis ei oleks nagu ülikahjulik tervisele. Nii, ja kartulikrõpsud olid seal juures koos tipikastmega. Sellest võid sa ka videot vaadata. Ja need krõpsud ma valisin välja just sellepärast, et seal ei olnud nagu ülikahjulikke lisaineid, nagu naatriumvesinik, glutamaat, mis tekitab igast erinevaid vaevusi, võib tekitada. Ja nii edasi, et see oli suht niisugune lihtne ja pluss siin on veel kirjas, et on 50% vähem rasva kui muidu ja tõepoolest on ka. Ja need krõpsud on siis sellised kartulilaastud, ahjus küpsetatud, natuke niisugused tugevad, sellised vahvad, maitsevad hästi lihtsalt, nad on sutsusoolased, muidu kartulised, natuke isegi meenutab kartulipudru maitset mulle. Hästi lahedad, nii. Ja siis, touchscreen hakkas möllama. Ja siis ma valisin peole minekuks tipikastme. See on niisugune soolakurgi küüslauguga ka, ei ole mingid hulle aineid siin sees. Niisugune näeb välja ja neid krõpse on jube hea sellega süüa. See annab niisuguse värske maitse. Soolakurgi tükid on siin sees küll, aga nad on väikesed, nad ei domineeri. Lõppkokkuvõttes on natukene kurgine, natuke hapukoorene, natuke küüslaugune maitse. Ja võt niisuguste krõpsudega, mis on hästi lihtsad, mis on natuke ainult soolast ja midagi seal ei ole, sobib see kaste üli hästi. Krõps tahtis partnerkaadiga minna ostma juba. Nii. Ja nüüd vaatame, mis siin sees on. Ja nüüd 400 kilokalorit ikka, nagu 100 grammi kohta. Nagu need krõpsud on. Aga ma vaatasin spetsiaalgi, et rasva on tõepoolest vähem. Ja need näitajad on suhteliselt okeid krõpsu kohta, eks ju. Ja siin ei ole midagi muud kirjas. Minu meelest siin ei olnud ka. Et on kartulihelbed, tärklist, taimerapsiseemneõli, ei ole palmiõli, suhkurniisu jahusool, sojalecitiin, dextroos. Väga lihtne, mõnus maitse ja seepärast ma seda mõnus koostis. Maitsest ma tollal ei teadnud, aga selle koostise pärast ma need ostsingi. Aga nüüd saab panna siis sellele krõpsupakile hinde ka. Enne kui ma hinde panen, siis üks asi rääkimata, et näiteks siin all on ka erinevad krõpsud ja kui see on mingi 125 pakk, siis
ma selle lahti tegin, siis ta tegelikult oli algusest lõpuni krõpse täis, aga kuna nad on rasked ja kui sa õhu välja lased, siis nad vajuvad kõik sinna ühtekokku põhja. Ja no ma arvan, et 1,79 ja siin on nagu 200 grammine on 2,29 niimoodi, siin on mingi piraadikrõpsud on 59 senti, 60 grammi ja no pole nagu väga viga. Muidugi krõps ei tohiks olla tegelikult nii kallis, sest ta on niisugune lihtne toode, aga okei. Nii, aga siis hindamise juurde ja kõige esimene komponent on nagu tervis tootekategooria mõttes. Ja kuna ma juba jõudsin kiita, et sellised üüratult kahjulikud maitselõhna säilitusained, mis tõmbavad sind krõpsu ostma, aga tegelikult sulle midagi ei anna, on siit ära võetud. No, siis võib leisi sellest kiita. No paneme 7 punkti. Nii. No üleüldises mõttes ära nüüd krõpsust ela, eks ju. Sellepärast, et krõps ei anna sulle tõesti nagu väga midagi elulist, ta on lihtsalt niisugune erilise hetke söök siis, kui vahel nagu tahaks midagi teistmoodi. Ja sellepärast panem talle 6. Siis hinna poolest, ma tahaks nüüd öelda, et tegelikult krõps kui selline, ta ei peaks olema mingi 2 euro kanti, on ju. Isegi siis, kui ta on suurem pakk, et ta on nagu andke mulle andeks krõpsutootjad, kui te ütlete, et tõesti see tehnoloogia on väga keeruline, sest krõps on hull teha, aga ma pakuks, et ta on nagu popp toit ja sellepärast pannakse hind kõrgemaks. No paneme talle hinna poolest, paneme 5. Maitse on mõnus, maitse on hästi lihtne, õrnalt või keskmiselt soolane, sobib igasuguste kastmetega, sobib igale muule poole kõrval, nii et maitse eest võib panna 7 punkti. Nii, ja siis see üldine väärtus, kuna tal ei ole neid hulle aineid sees, siis paneme väärtuseks 6, aga väärtuse poolest ma tahaks ka nagu öelda, et kuigi ta maitseb hästi, ta on hea kogus, hind ei ole kõige hulle ja sisu ei ole ka tervisele nagu mega kahjulik, siis ikkagi ta ei ole su põhitoit, nii et ära igal vabal võimalikul hetkel ainult krõpsuta, eks ju. Nii, ja siis nüüd arvutame kokku, mis ta sai. $6,2, igati hea mõistlik tulemus krõpsule. Aga meie näeme varsti juba jälle uute põnevate mõtete ideedega, mida oleks hea süüa või mitte süüa. Tšau!